Nii, kui see kohutav koroonaterrori aeg oli sündisüstimine ja mida kõike, siis ma hakkasin endale esitama lihtsalt küsimust, mis asju ma elus naudin. Ja alguses ma ei leidnudki midagi peale õpingute ja keeleõppe. Aga siis ma hakkasin mõtlema ja jätsin ka muid asju ja praegu see, mida ma siin kogen, see on minu jaoks absoluutne õnn. Tulin kõigepealt, täna nädala lõpupäev, eks olema laupäev, kus on toit kallim, mis mul oli, 3-käiguline lõuna, siuksed toidud, et oi, et Eestis ei ole vist võimalik ja punane vein ja magustööd muidugi Melimantoon, lemmik. Ja kogu see värk läks mulle kokku maksis 18 eurot, ma ei tea, Eestis ma selle rahast ühe nendest toidukestest saanud vaade otse Ripolli kloostrile, mis on Euroopa ajaloos ülioluline paik, sest tegemist on, kuidas öelda, tegemist on selle kohaga, kus eeldatavalt elas munk, kes tõi Euroopasse ka araabia numbrid. See on Euroopa tsivilisatsiooni keskus, kristlikust aspektist vaadatuna kindlasti. Et kui sa oled eurooplane ja sa pole Ripolli kloostris käinud, siis võib-olla sa ei ole eurooplane. Kui karmilt väljenduda. Ja siis minu jaoks on see absoluutne õnn, mis praegu on. Et ma saan lonkida ringi kohtades, kus turiste nagu väga pole. Mina olengi ainuke turist, nagu ikka. Ja mul oli kunagi üks prantsuse keele õpetaja Kataloonias, kes ei olnud õnneks poliitiliselt korrektne inimene, sest ta vanaisa ei saanud 3 surmanuhtlust Franco käest ja oli siis Prantsusmaale põgenenud. Ja õnneks ta oli kohtusaalis, kui need surmanuhtlused sai, jah. Siis ta poleks põgenenud vastasel juhul, jah. Ja tema ütles et see, kuhu see koguneb rämps ja kuhu koguneb nagu adekvaatsem seltskond. Et Vahemere äärde koguneb rämps ja ta ütles ookeani äärde kogub adekvaatsem seltskond, mis on õige. Sest Galiitsias mere ääres mulle meeldib, aga mujal nagu väga mitte. Ja Kataloonias on kindlasti sisemaa ja kõrgmäed, see on absoluutne õnn. Nii et ma lähen sinna sisse, ma olen selle Ripolli kloostris varem käinud, aga ikka tõmbab tagasi. Nii et ma lähen vaatan seda nagu veel ja tunnen ennast nagu normaalne inimene peab tundma ennast. Aga jah, ma olen õnnelik. Jordan Peterson ütles ka, et enne kui te hakkate depressiooni diagnoosi ja vaadake, et need pole välistest oludest ajendatud värk. Sest see ei ole võimalik, et see, mis tuleb su seest ja see, mis tuleb väljast, on pandud sama haiguse nime all. See on absurd. Nii et tänu oma nende rännakutele ma tean, et ma kindlasti ei ole depressioonis olev isik. Lihtsalt Eestis on teatavaid raskeid asju, mis võiksid olla olemata, kui meil oleksid normaalsemad valitsejad ja kuhkile saama. Aga praegu ei ole mõtet hakata sellest asjast jaurama. Lihtsalt tuleb tegeleda Ripolli kloostriga. Nii et sinna sisse ma praegu kobin ja seal kloostris ma nüüd hakkan vaimselt kaifima. Vot. Tulge kõik Ripolli. Aga enne õppige katalani keele ära. Muidu pole väga mõte. Nii.